tuleb palju tööd teha. No, me nagu ei müstifitseeri üldse nagu värbamist ja värbamisotsuseid, et ta ei ole nagu mingisugune selline klaaskuuli peal nagu ennustamine ja pendli kõigutamine, et kas inimene läheb nüüd hästi tööle või ei lähe, et tegu on väga selgelt tootmisülesandega. Ehk sa pead nagu väga täpselt teadma, mida sa tahad saada. Kui sa hakkad tootma, eks ole, sa ei tea, mis toode peab lõpuks välja tulema, eks ole, et siis sa oled kunstnik, eks. Et värbamise puhul on ka, et sa pead teadma, mis see toode seal lõpuks on, sa pead väga täpselt ära kirjeldama selle, mis nagu välja peab tulema. Ja siis tuleb sealt palju tööd teha, et saada sobiv algmaterjal, ehk siis nagu siuke nagu töö nagu tarnijatega, eks ole, et kus kohas on see ressurss, mis selle toote valmistamiseks vaja läheb, siis tuleb läbi käia võimalikult palju erinevaid variante, neid võimalikke kandidaate ja teha nagu sisulist läbirääkimistööd kohe algusest peale. Ehk nagu, et oodata nagu sellist hetket, et nüüd vaatame, kes meile kandideerib, et meie firma nimi on ikka nii suur ja et selle peale peab tulema, kes ei tule nagu kuulutuse peale, et see ei ole nagu üldse õige kandidaat, eks ole, et see on nagu siuke, see on võib-olla sobilik suurtele rahvusvahelistele firmadele heas turuolukorras. Ehk kui on nagu siuke majanduse ülespidi roniv tsükkel ja on suur globaalne kaubamärk, et siis võib seda metoodikat rakendada, et kui ta pole nagu ise kandideerib, kui ta ise ei taha, et see nagu vale, siis ei ole õieti motiveeritud. Meie usume, et otsene müük toimib. Ja siis, kui sa nagu tead, mida sa tahad, eks ole, et see on võimalik läbi andmebaasi otsingute ja filtrite nagu see eeltöö ära teha, helistad 100 inimesele, saad 20 intervjuut neist, ühega lähed edasi, eks ole, et see on nagu lõpuks kujunebki nagu selliseks tihedaks tööpanuseks eelkõige. Ja siis on juba nagu siuke nagu kuldne moment, kui sul on see nagu lõppvaliku kandidaadid seal 2-3, kelle hulgast pead nagu otsustama, et kes on nagu õige. Seal võib ka muidugi valesti otsustada, aga kui sa nagu algselt oled nagu lahti mõelnud selle, et no keda sa nagu tahad ja päris täpselt ära kirjutanud, võib-olla ka lahti kirjutanud selle, et keda sa tahad, et siis läheb nagu üldjuhul täkke. Aga ei, me teeme ka vigu, et selles mõttes on nagu paratamatu, et kui on nüüd uut inimest vaja, kas te kõigepealt vaatate või uuel ametikohal inimest vaatate enda ettevõtte sisse või lähete kohe konkursiga, kus saavad siis ka oma inimesed kandideerida? Vaatame ikka enne nagu enda ettevõtte sisse. Et see on, mis teeb seal nagu heaks on see, et ühest küljest sa nagu lood nagu hea meeleolu nagu inimestele, eks ole, et nad teavad, et neil on võimalused, kui nad nagu vähe pingutavad, siis mitte ainult nad saavad nagu kuupalga aasta preemia või mingid nagu muid soodustusi ja firma nimega käekella, eks ole. Aga et neil on nagu sisuliselt ka võimalik nagu areneda ja et seda nagu pannakse tähele, kui sa nagu pingutad, eks ole. Et see on nagu hästi oluline, et firma sees neid võimalusi pakkuda. Aga nii nagu enamikul Eesti ettevõtetest, eks ole, et mingi suurus on nagu piiranguks, et sul on nagu teatud arv oma töötajaid, kelle hulgast saaks nagu edutada. Ja paratamatult tuleb päris tihti nagu väljapoole ka minna, et siis nagu sa ei saa nagu inimese arengus nagu etappe üle hüpata, et kui sa liiga toorelt edutad inimest, eks ole, et siis see on väga riskantne ja ta ei ole mitte nagu firmale riskantne, aga ta on selline noorele inimesele ka nagu riskantne, et nagu see läbikõrbemise võimalus on hästi suur, eks ole, et seda peab nagu teadlikult tegema. Aga ikka ennekõike vaatame, mis meil nagu sees on, kui sees ei ole potentsiaali, et siis nagu lähme välja ja